taas kõikidele vaatele. Kristjan Küme taas kord siin. Nagu te näete, siis oleme jälle keldris, aga nagu näete, siis on siin veidikene muutunud. Viimasest videost on möödas juba, ma ei tea, mingi kuu aega. Täna on juba 24. mai ja päris palju on siin ära tehtud ja päris palju on ümber tehtud ja ümber korraldatud ja väga palju asju on kuuri viidud. Kuuris on igasuguseid asju ja kuuris on ka uusi asju, mida me läheme ka pärast vaatama. Nii et jah, aga üritame siit kuidagi nüüd pihta hakata. Siin eesruumis väga palju muutunud ei ole. Üks kapp on siin, 2 tükki on siia asemele tulnud, siin on nüüd natukene ruumi kõndida ka juba. Inkubaatorid on siin ja siis muud asjad. Siis siit oleme osad asjad ära võtnud, nagu näete, siis nüüd on videomakid siin. Siin on ka natukene ümber sorteeritud. Kohver läks veits katki, mis tähendab, et see tuleks kunagi välja vahetada. Nii et jah, siin on igasuguseid asju, pesumasina mootoreid ja siin on mingi toiteploki varasem projekt. Ja siis on siin videomakid. Siin on inkubaator ja selle juurde kuuluvad asjad. Teine inkubaator, tööriistad, autoraadio, mida pole veel üles pannud. Siis siin on mõned eksperimendid varasemad, mis ongi siia jäänud. Siis on siin natuke kaableid, kõvakettajupid. Siin on meil igasugused switchid ja asjad. Siin on kõik varasemad projektid, asjad, centrifuug on seal taga, tuulik, vana Makita akudel. Akud on veits läbi, aga põhimõtteliselt töötab. Siin on üks diskovalgusti, natukene juhtmeid ja siin on lihtsalt mingi random stuff. Seal on üks väike oma projekt. Siis siin on kõvakettad ja väiksemad jupid ja seal on kõlarid ja natukene printeri juppe. Siin pool väga ei ole midagi, kaamerat ei ole veel üles pannud, aga selle paneme ka kunagi välja. Või ülesse siia kuhugi, ma ei tea kuhu. Siin on natukene organiseerimata, siin on valdavalt igasugune autokeemia ja värgid. Ja siis siin on lihtsalt sodipodi praegu. Keemia asju, siin on ka keemia katseklaas ja natukene, need on seal all. Vana arvuti, segamini juhtmed, siin on veits organiseerimata. Siis on need kapid, siin kappides on igasuguseid pudinaid, kohver, tööriistadega, kivid, ikka on veel siin, need peaks ära viima. Ja põhimõtteliselt jah, siin eesruumis väga midagi ei olegi. Siin asjad ripuvad ikka veel mõlemal pool. Siin on veits prügi ja nagu me näeme, siis siin uues, või mitte uues, teises toas on nüüd natukene rohkem uuendusi. Alustame näiteks selleks, et meil on parkett siia pandud natuke parem, vähemalt ei ole nii palju liiva ja prahti ja saab nagu normaalselt jala või nende sokkidega käia. Siis vaatame, hakkame paremalt poolt pihta. Nagu me näeme, siis üks kapp, mis muidu oli siin ukse taga, on nüüd siia liikunud. Siin peal on igasuguseid asju. Muretsesin paar liitiumakude laadjat. See on IMAX P6 kloon põhimõtteliselt ja see on Turnigy Accusel. See oli 50 €, oli see, aga see on veits parem. Kahjuks ta üksikuid akusid väga hästi ei lae, aga tal on olemas äpp, mille saab arvutisse panna ja lisaks saab ka muid akusid laadida sellega. Voolumõõtja on seal mingil määral, praegu on mingi 190-180 vatti, siis siin on veits sketšvärk, sellepärast et siin pole veel ühtegi pole nagu katet peal. Siin on veel, võib-olla mõned pistikud tulevad, ma ei tea. Siis siin on toiteblokid, termomeeter, toiteblokkide väljundid, toiteblokkide power switchid, siis siin on loomulikult see peasüsteem, tuli üks välja. See toiteblokk värk. Siin on HHO generaator, siis see kapp, mis oli muidu siin all, on nüüd siia poole liigutatud ja nüüd on too. Siis sellel olid muidu rattad all, rattad võtsime ära, mahtus siirusti alla, panime laua ja laua kinnitasime põhimõtteliselt kõikide muude asjade külge, seina külge ja selle kapi külge. Meil on siin automaatika kaablid valdavalt programmeerimise jaoks. Siis siin on igasugused lülitid ja asjad. Siin on valdavalt tuled ja indikaatorid, mõned sumistid ka kuskil siin ja siin on lihtsalt vanad videokaamerad.
siin all on random power kaablid, toitekaablid, adapterid, seal on meil audio-videokaablid ja siis nendes 2 sahtlis all on kontrollerid kõik, mida omajagu. Ja siis üleval on lihtsalt mingi random asjad, kontroller, lülitid, nupud, värgid. Nii, siis seal on ventilaatorid, asjad, random stuff ja hästi palju. Eelmised kõlarid on siin. Siin on ka random stuffi, seal on mingi suvalised asjad ja siis siin on suvalisi asju. Ma ütlen, et suvalisi asju on igal pool hästi palju. Siis on organiseeritud need karbid siia. No need olid seal ees muidu. Nüüd on need siin natuke lihtsamini kätte saadavad. Seal ahi too läheb kuuri. Siis on siin veits random asju, keemiavärki, mõningaid asju, karpe, topse, siin sees on tööriistad, pesumasina mootor ja siis siin on üks liitiumaku, mille ma eile tegin, see on 3S4P aku ehk siis 12,4 volti ja 4 akut on paralleelselt. Saangi selle uue laadjaga seda laadida. Seal on mõned juhtmed puudu ja üks otsik, mis läheb sinna laadjasse, aga see tuleb hiljem. Siis siin on veel igasuguseid pisikesi jubinaid. Kõik mootorid on seal üleval. Siin on stend igasuguste asjade jaoks. Saed, jootmisasjad. Üleval on veel igasuguseid suvalisi asju. Siis siit tagasi minnes on meil arvuti. Uus kõlar, mis ma ostsin 15 € eest. Ja siis see serveri kast on aga siia sisse on pandud Core i5 4400 ja mingi graafikakaart ka, mingi vana ja siis paar kõvaketast. Siis seina peal on meil üks kõlar seal üleval, keskmine, 2 monitori, all on kõlarid, Serato, Numark, Partimix, klaviatuur, hiir ja mingi põhimõtteliselt sellega kõik ja siin üleval on siis minu otsikute hoidja. Nii, minnes nüüd siin edasi, nagu me näeme, siis asbestist tehtud isolatsioon soojale torule on nüüd kenasti kinni teibitud alumiiniumteibiga, nii et veits ohutum on nüüd siin alla. Ülejäänud osa, mis on katmata hetkel, on ilusti kinni, et sealt asbesti väga ei lenda, nii et sellega ei tohiks väga probleeme olla. Nii et jah, asbest on suur pain in the ass lihtsalt, aga sellega oleme enam-vähem saanud hakkama niimoodi, et oleme lihtsalt põranda niisutanud veega ära, siis kui me pühkima hakkame, siis lihtsalt ei lendu nii palju asju. Siis seal all on igasugused ventilaatorid, ventikad, toitekaablid, väiksed pudelid, pirnid, asjad ja siis väiksed topsid ja kripkotid. Siis on meil siin terve hunnik random asju, igasuguseid ventikaid, projektori osasid, mingeid suvalisi asju, siis veel mingid paar väikest mingi DIY asja, seal mingi veesüsteem ja siin on pesukamootor, seal on veel üks projekt, mis oli nagu demoboard rohkem. Siin üleval on terve hunnik igasuguseid lüliteid, releesid, automaatikaverki, ventikaid, kruvisid, mutraid, polte, natukene juhtmeid, autotulesid, värki, mõõdikuid, siin on suht random asjad, mingi mootor ka seal üleval. Seal nurgas on valdavalt monitorid ja asjad, seal mustas kastis on kaablid, mõned karbid isegi said tühjaks. Siin on kõik minu keemiavärk. Vaatame, kas me saame selle lahtiga teha? Ja saame ikka. Ja näete, igasugused keemiavärgid. Tükk aega pole ühtegi keemiakatset teinud, aga küll need ka tulevad kunagi. Siis see kapp oli varem siin ja nüüd ta on siis ukse taha liikunud. Ja siis see kapp, mis oli siin all, on nüüd siin. Siin peal on minu viimane projekt. Spotwelder. See on siis tehtud Siemens Logo 8-st. Overkill täiega, aga noh, vahet pole. No, meil on siin
mis ta on, 20 ruudune kaabel peaks olema siin. Vaata, meie siin kindlasti oli üks koht, kuhu oli peale kirjutatud 20 ruutmilli ja siis siin on otsad. See spotwelder polnud kõige parem, kõige õnnestunum asi, aga noh, iseenesest ta toimib, aga jah, liitiumakude tegevuseks väga hästi ei toimi. Ja see on mikrolaineahju trafo, ära on võetud siis kõrgepinge osa ja on jäetud see tavaline madalpinge osa ja siis siia mehitud see jäme kaabel. Kasutame solid state relay'd selle jaoks ja siis nagu ütlesin Siemens logot ja siis kuskil on see lüliti ka. Nii et sellega siis triggerime seda. Päris raske tegema. See trafo teeb selle päris raskeks. Palju metalli. Ja siis siin pool, kui me nüüd saame liigutada, siis näete, siin enam seda nii-öelda ust ei ole. Ja kuna ma ust nagu nii väga ei kasuta, siis ma kasutasin ukse ära selleks, et panna siia kõik oma taimerid, releed, mitte releed, kontaktorid. Vaatame, mis siin all on. Meil on seal näiteks terve see pikk rida on tsinti kaitsmeid täis. Seal on üks kell, siin on kaitsmeid, safety releed, Siemensi mootori kontaktorid, veel kontaktoreid, siia ülespoole minnes on ABB omasid, Eatoni omasid, erinevaid mootori kaitsmeid, päris mitu tüüpi. Siin on voolumõõtja, siin on faasipöörde kontroll, et line 1, 2 ja 3 ehk siis 3-faasilise kontroll põhimõtteliselt, et kõik ikka õiget pidi pöörleks. Siin on paar taimerit, ampermeeter, sagedus, amper, voltmeeter, mootori kaitsmeid, mul sai parkett ots. Mõned tinraili mountiga pistikud, terve hunnik igasuguseid arvesti kellasid, kõigil on akud tühjad. Siis on siin, vaatame, impulsilugeja, tunnilugeja, mõned kellad, see on ka üks kilovatt-tundide lugeja. Siis siin on termostaadi oma, andurid pole praegu küljes. Kontaktor, lülitid, värgid, lülitid, tuledega lülitid. Kuskil peaks olema siin üks piiks asi ka, aga üks seda ma ei näe praegu. Ju see on siis kuskil mujal. Vahet ole. Mingi teise projekti küljes, seal tolle eelmise toitebloki küljes ilmselt. Ja siis siin on mõned releed, lülitid, tuled, veel üks voolumõõtja pisikene siin. Ja siis siin on kapp, kapi sisu saame ka näidata. Meil on see toiteblokk, 50 amperit, mõned safety releed, sagedusmoondurid, igasugused voltmeetreid, ampermeetreid, temperatuurikontrollerid, you name it. Ja siis siin on Siemens logo kontrollerite asjad valdavalt ja siin on jälle mingi suvakad asjad. Nii et jah, kindlasti edaspidi mingeid asju tuleb, siin mingeid projekte värke. Nii et jah, nüüd on natuke rohkem ruumi ka, ma viisin selle kapi siit eest ära, et oleks natuke rohkem ruumi nagu liikuda ka. Et oleks asju lihtsam veits kätte saada, aga nüüd on see probleem muidugi, et kuna nüüd said kõik asjad ära pantud, siis nüüd ma ei tea, kus need on ja nüüd läheb jälle otsimise peale jube kaua aega, nii et jah, mis seal ikka. Aga siin väga midagi ei ole, aga lähme nüüd välja ja vaatame, mis väljas ja kuuris toimub. Nii, nüüd oleme väljas. Nagu näete, kevad on käes, võiks ütelda, et lausa suvi. Meie tee-äär tehti korda ja ka ots tehti korda. Aga seal on piir ees, sest seal alles hein kasvab. Kuldnokad on veits pahandust teinud, augud teinud maja nurkadesse. Aga nendega tuleb ka kuidagi tegeleda, kunagi hiljem. Prahti on natukene siin veel kotiga väljas, sellepärast et pole ruumi olnud või aega ära viia. Siis siin on väiksed lilled, võti, raudselt keegi teeb koopia nüüd sellest. Nii.
vaatame kuuris on päris palju igasuguseid muudatusi tehtud. Vaatame, kas siit üldse midagi näha, vast ikka on. Nii, vaatame, alustame siit sisseminekust. Nagu näha, siis muratsesime dokke, Subaru pidurid, auto tegelikult üldse lihtsalt suvaline keemia on siin, pesumasina rihmarattad, terve hunnik kilovatt-tundide mõõtjaid. Nagu näete, siis klaasist katus on mul veits parem kui see, mis alguses oli. Kuna siin olid aknad ja ma nagu ei teadnud, kuhu need viia, siis ma lihtsalt panin nad siia üles lakke. Et natukenegi vee eest kaitsta ja siiamaani on toiminud. Kõik rehvid on siin, redel, teine redel on ka seal. Siis vana mikrolaineahi, kust ma sain siis tolle trafo, sest oma vana trafot ma üles ei leidnud. Hein jäneste jaoks, õli Käroli auto jaoks, Makita aku, sellest räägime ka kohe. Mõned tööriistad on veel siin ja mõned need organisaatorid on siin. Vanad tulekustutid, las ma vaatan, siin on voolikujupid, kaablid vardavad, siin on keemia, katseklaasid, asjad, kastmisautomaatika, mootoriõlid, käigukastiõlid, siuksed autoõlid üldse. Siin on kõik kilbid, need on enamus kaitsmeid ja asju täis. Seal taga on mingi random asi. Siis siin on riiuli peal on ka terve hunnik asju, voolumõõtjad, switchid, elektritarvikud, mõned elektroonikajupid, voolumõõtjaid veel. Seal all on katseklaasid ja asjad ja seal tolla all on veel mingeid juppe. Pump, akud võiks tegelikult ära viia. Jänese vana puur, siis see alusmatt või see asi, mis läheb sinna parketi alla, et ei kriuksuks ja kriuksuks. Ja siin on veel natukene veesüsteemi värk ja mõned tööriistad on seal. Siin on suvaliste asjadega asjad. Ja siis ostsime hiljuti endale sellise asjanduse. Makita trimmeri. Selles suhtes päris hää. Ütleme nüüd, et väikeste tööde jaoks päris timm. Ajab asja ära küll, saab niita ja värki. Siis, mis meil veel on? Selle ma võtangi välja, sest läheb mu kohe vaja. Unustasin peaaegu. Ossi hetkel. Lagi on madal. Ai, see oli valus. Ühesõnaga, muretsesin jalgrattakäru, sest kuna bensiin on ekstreemselt kallis juba, siis täiesti mõistlik oli osta see käru, millel rehv on veits tühi, aga see pole väga hull. Kas teine ka? Teine on samamoodi. Ühesõnaga, neid tuleb veits pumbata. Pump on õnneks olemas. Selline käru mahutab päris palju asju. Oleme juba mitu trippi ka sellega teinud. Ja ütleme nii, et 100 euri eest päris okei käru. Saab kõik sõidud asjad tehtud, nii et jah. Nii, panen korraks selle kinni. Nagu me näeme, siis ka jänesed on välja toodud. Ja ega siin suurt väga midagi ei ole. Me tahtsime siia kasvuhoone panna, aga osad olid vastu, nii et mis seal ikka. Meil on jätkuvalt valvekaamera seal üleval, nii et ei poh, keegi kuuri üritab sisse murde. Vahele jäeti raisk. Nii et jah, siis meil on siin päevalilli on 3 tükki, siin on mingid tavalised lilled ja siis on tomateid. Nii et jah, vaatame, kui hästi nad siin kasvama lähevad, pottides nad on. Võib-olla mitte kõige parem lahendus, aga jah, jalgrattale sai pandud nüüd spidomeeter külge, aga jalgratas on praegu viljas, sest Kärol läks sinna õele külla ja hoiame lihtsalt kütet kokku, sest sõit ei ole eriti pikk ja ilm on suurepärane praegu. Nii et ega väga midagi ei olegi. Toas kasvavad ka lilled akna peal. Siit on ilmselt näha. Ja ega väga midagi muud ei olegi. Nii et jah, varsti on puhkus tulemas, nii umbes kuu aja pärast. Vau! Puhkus tuleb kuu aja pärast.
see on küll päris vara, sellepärast, et praegu on põhimõtteliselt maikuu lõpp ja juuni ja juuli alguses hakkab, noh, enam-vähem juuli alguses. Nii et kuu ja 2 nädalat on veel puhkuseni, nii et jep, ja siis on muidugi Pärnu trip, aga selleks ajaks ma pean muidugi keeroli autol õli ära vahetama ja filtrid, sest tollega ilmselgelt minnakse, nagu ma aru sain, siis 4 ja nii ongi, aga too Pärnu trip, tollest räägime siis, kui lõpuks see Pärnu trip ükskord kohal on ja kindlasti teeme sellest ühe pikema video ka, nii et niigi siis toda ka ootan, aga kindlasti vahepeal jõuab veel mingeid videoid. Nii et jah, praegu käib kevadõppus, suurõppus Siil, mingid kolonne asju olen ikka näinud, põhimõtteliselt ega väga midagi muud ei olegi. Nii et ja Carol lõpetab varsti kooli ka ära ja siis loodame, et saab ka suveks mingi töö, veits pappi oleks vaja ja noh, pere laiendamine on jäänud momenti ikka pausi peale veel, sellepärast, et ei ole veel õnnestunud, aga noh, loodame, et varsti õnnestub, nii et jah, kui ei õnnestu, siis peab keegi meist arsti juurde minema, nii et loodame, et mitte mina. Aga jah, ma loodan, ma kooli lõpetamisele saan minna, vast ikka saan. Koertekool saab ka läbi, Koertekoolist teen ma ka ühe video varsti, postitan üles, ma arvan, et viimasest ehk siis nüüd see pühapäev ongi viimane kord, siis ma kavatsen mingi videoga teha, võtan kaamera kaasa, teen mingi video ja värki, aga ja siis tuleb veel mingi video, nii et ühesõnaga igasuguseid videoid tuleb veel, rahu, keegi ei ole kuhugi kadunud, Subaru jätkuvalt töötab imekombel, nii et sellega on ka hästi, kütet võtab, aga noh, kuna küte on kallis, siis ma lihtsalt Subaruga sõidan praegu vähem ja sõidan rohkem jalgrattaga, Subaru seisab lihtsalt maja ees rohkem, nii et aga kuni järgmise videoni tänan kõikidele vaatamast, likeige, kommige, subscribe'ige ja kui teil on mingeid küsimusi, mingeid videoideid, siis hittige mulle Facebooki või siia samma kommentaariumisse ja vaatame, mis teha annab. Aga jah, seniks kauaks kõigile tänan vaatamast veel kord ja kohtumiseni.